So, minu viimane päev siin Leedis on käima läinud ja koolitus on lõppenud ja võiks tekkida nüüd retooriline küsimus, et iga päev siin videot teinud, et mida sa siis õppisid või kas sellest koolitusest kasu oli ja mis siis toimus. Ma annan siis kiire lühiülevaate, et ma osalesin sellises koolitusel, mille korraldab International Management Teachers Academy. Ja see oli siis kaasusepõhise õppemeetodi rakendamine akadeemilises teadustöös või akadeemilises õpetustöös. Ma olen küll varem case'i muidugi kasutanud, ega see pole esimene kord ja ega ma nüüd päris võik ka ei olnud, aga ma ei olnud kunagi nii süstemaatiliselt lähenenud kaasuste lahendamisele ja nagu ma siin mainisin, me võtsime ikka mõned case'id päris molekuli tasemel lahti. Meie õpetajad olid ja on ainulaadsed ja erakordsed inimesed ja teinud seda tööd väga pikalt, mistõttu see, mis me neid saime, kindlasti hindamatu. Ehk ma tulin siia väga kõrgete ootustega ja ma arvan, et ma sain rahuldada need ootused isegi rohkem, kui ma oleks tahtnud. Nii et kui ma nüüd sügisel jätkan või alustan taas õppetööd, siis ma väga loodan, et vähemalt ühel oma õpetataval kursusel ma siis proovin rakendada neid teadmisi, mis ma siin sain. Mis ma veel siin tegin? Ma lõin kokku, et ma kõndisin, matkasin, jooksin, jalutasin umbkaudu 80 kilomeetrit selle 8-9 päevaga. Ma sain väga palju head süüa, ilm on väga ilus, koht on väga hea. Ma sain endale suure hulga väga kihvtisid uusi tuttavaid erinevatest Euroopa ja maailma ülikoolidest ja ma loodan, et päris mitmetega neist me teeme ka tulevikus koostööd. Ma veetsin selle 2 nädalat siin kihvtis Pleedi linnakeses, ilusa järve ääres ja ma arvan, et nüüd ammu pole nii kordanenud 2 nädalat olnud, kus ma oleks kõike nii vaimule kui füüsile saanud. Nii et oli tore periood ja ma loodan, et kes viitsis mind kuulata ja vaadata, siis sai ka mingit inspiratsiooni. Ma kindlasti jätkan ka tulevikus samasuguste nii-öelda lühivideote tegemisega, aga ma tahan kõiki tänada, kes võtsid vaevaks minu videosid kuulata, vaadata ja nii-öelda kaasa elada. Nii et siis, nagu öeldakse, järgmiste kohtumisteni ja järgmiste saadeteni.